Võru linnakesest Pihkva poole minnes seisab 7. verstasamba taga maanteest pahemat kätt sügavas kitsas orus väike järveke sõmerliiva küngaste vahel. Pool versta kaugemal, libamisi mööda mäge üles kõrgemale minnes, seisab niisamuti pahemat kätt teest ümmargune väike org sõmera küngaste keskel, mis põhja poolt servast selgesti tunnismärki annavad, et veelained sealt ükskord läbi minnes künka seina maha on kiskunud. Lõuna-ida pool orukese kaldal kasvab praegu ilus kasemetsa salguke ja metsa vahelt ulatavad paar väikest talukest vaataja silma, kuhu teisele poole metsa äärde 20 aasta eest koolimaja on ehitatud. Sinna tähendatud paika viivad meid vanaaegse jutu jäljed, kellest alamal sedamaid saame kuulutama, mis rahvasuu räägib. Mõnesaja aasta eest seisnud nimetatud orus väike järveke, selge hõbedakarva veega haljaste muruliste kallaste vahel. Praeguse kasemetsa asemel haljendanud kõrgel kaldal kaunis tammik. Tammiku varjus üksik kena talu, mis juba eemalt nõukast peremehest tunnistanud. Ümberkaudu praeguste talude asemel, mis mõlemal pool maanteed siit ja sealt teekäija silma ette tulevad, olnud vanal ajal lausa lehtpuu mets. Aga läki järvele tagasi, mille pinnale päikesepaistel tammik ja talu oma kuju maalivad, kus palju iial lainete kortsu näha ei ole, sest et kõrgete kallaste keskel järveke maru ja tuulemängu palju ei saanud märgata. Talu pererahvas tõi järvest iga päev tarvilist keelekastet ning keeduvett ja karastasid palaval suveilmal järves oma tülpinud kehasid. Talu kõige ülem ja kaunim varandus oli peremehe ainuke tütar, kes kui orjavitsa õilmeke 5 tugeva venna seltsis üles kasvas ja ilusama lillekombel õitses, nõnda et teist tema sarnast piigat ligemal ega kaugemal kuskil ei leitud. Tema vaga ilma süüta süda näitas ka selle poolest lillesarnane, et ta ise ei teadnudki, mis rõõmu ta oma jumedusega teistele iseäranis noormeestele tegi. Kosilasi käinud temal küll juba mitu korda ja mitmelt poolt, siiski ei olnud tal lusti ega tahtmist nii vara naise rangisid oma kaela lasta panna. Mehele minemisega on mul veel aega küllalt. Naeris ta vanemate ja vendade vastu, kui kosilased asjata ukse lävelt kodu poole ratsutasid. Ühel päeval juhtunud kogemata üks noor suurtsugu rüütel Kirupää lossist Vasseliina minnes ja järvetalust mööda ratsutades kaunist tütarlast järvekaldal silmama. See hakanud himustust rüütli südamesse kihutama, nii et tema edaspidi ööl ega päeval nähtud piigakest enam ei võinud meelest unustada. Kui ta selle pärast kuskil rahu ei leidnud, püüdnud ta mitmel viisil asja talitamisel rahvale valetades järvetalusse teed võtta, kus peremees või perepojad temaga juttu ajasid, aga tütarlaps iial nähtavale ei tulnud. Et ette võetud kavalus nurja läinud, pidanud noor rüütel uut kavaluse nõu, kuidas ta õnnekaupa piigaga võiks kokku saada. Ta luuranud mitu päeva salamahti järvekese ümber, kuni ta ükskord silmapilgu leidnud piigaga üksi jutule saada ja oma südame igatsust temale kuulutada. Ehk küll tütarlapsel tema vastu pisemat armastust ei olnud, siiski ei tohtinud ta järsku suurtsugu noormehe vastu hakata tõrkuma, kes ehk põlgamise pärast tema vanematele ja vendadele palju kurja oleks võinud teha. Hädapärast pidanud ta rüütli armastuse pakkumist kannatama, ehk ta küll iial pisemat liginemist ei sallinud,
mis tema neitsilikule olemisele oleks võinud sõimu teha. Kui vanemad ja vennad tütarlapse kindlust tundma said, ei pannud nad selle vastu, kui suurt sugu võõras enamasti iga päev nende talusse tuli, kes ehk oma südames lootis ükskord kogemata silmapilgu leida ja tütarlast oma armastuse võrku püüda. Rüütli palumiste peale aga vastas piiga iga kord. Aus härra, teile prouaks minusugune ei kõlba, sest teie olete kõrge saks ja mina madal talupoja tütar. Ja teile kasunaiseks kaisutada tulla ei ole mul mitte vähemat himu. Sellepärast oleks minu arvates kõige parem, et teie mind unustaksite ja oma sugurahva juurde tagasi läheksite. Ühel päeval istunud nad jälle kahekesi järvekese kaldal laia tammevarjus, kus Rüütel vanaviisi oma tulipalavat armastuse pilli tütarlapse kõrva oli puhunud, tõotades, kuidas ta ennemini, kui see võimalik oleks, 10 korda oma elu tahaks anda, kui armukesest lahkuda. Piiga palunud alandlikult vastu. Ärge tulge mind pilkama. Mina ei tohi ega taha teie tõotamist uskuda, mis tuulest tulnud ja tuulde jälle lähevad. Teiega sõprust pidada seisab mul hinge vastu. Teie ei või minu üle iial võimust saada, sest ma võin teile tõtt-mööda ütelda. Ennemini lasen ma oma elu võtta, kui oma au narrida. Teiega ei tohi mul pikemat sõprust olla. Rüütel kostnud. Nii tõesti, kui see selge järveki siin meie silmade ees oma paika ei saa kaotama ega siit teise kohta minema. Niisama tõesti peab minu armastus üksi sinu vastu igavesti muutmata jääma. Sedaviisi olnud ta veel ligi õhtuni tütarlast oma poole kiusanud, kuni ta viimaks nukral meelel koju poole hakanud minema, ise enda ja tütarlapse peale vihane, et asi paremini korda ei läinud. Pererahva ehmatus ja imestamine järvetalus ei olnud teisel hommikul pisuke, kui nad üles tõustes ja õue minnes enam järvekest ukse ees ei leidnud, vaid tema asemel kõntsa ja muda niiske liivasõmera peal. Tütarlaps tõstnud eilist noormehe tõotamist meelde tuletades oma silmad taeva poole, et vanaisa temale nii avaliku tunnismärgi oli andnud. Aga Rüütel ei julgenud selle peale enam oma jalgu järvetalusse tõsta, kus taeva vägi tema tõotused sedaviisi valeks oli tunnistanud.